merele minekut vaatab kapten laeva üle ja seadistab navigatsiooni, et sõit läheks probleemideta. Nii ka foneetiline soojendus valmistab meie kõneaparaadi ette, muutes kõne kindlaks ja sujuvaks. Слышишь? Шумит. Меня зовут Надя. Давай говорить по-русски четко и правильно. Heli, nagu lainete müra, pehme ja pidev. See lõdvestab. Proovime seda koos korrata. Vaatame, mida keel teeb sel ajal. Heli saadakse, kui keel on painutatud nagu tass ja eemal ülemistest hammastest. Huuled tõmbuvad sellel hetkel ringiks ja hambad on tihedalt koos. Tuleb heli, nagu kass oleks vihane. Tee huuled ovaalseks, hambad paneme tihedalt kokku. Kontrollime peopesa abil. Kui me teeme kõik õigesti, siis suust puhub soe tuulepuhang. Kuula ja räägi pausi ajal. Шо. О, шо, шо, шо. Хорошо. Nüüd korda veel kord, natuke kiiremini, aga samas selgelt. Ш. О, шо. О, шо. О, шо. Nadja, püüa. Šok. Kuula ja räägi pausi ajal. Шу. Ушу, шу, шум. Nüüd korda veel kord, natuke kiiremini, aga samas selgelt. Шу. Ушу, шум. Šok, šum morja. Kui kujutame ette, et me oleme karaokes, aga täna me ei laula, vaid treenime selget ja õiget hääldust. Kuula ja räägi pausi ajal. Kšo. Ško. Jälgi huulte ja keele liikumist. Proovime veel kord. Kšo. Ško. Kšo. Ško. Kšo, ško. Škola. Школа. Повтори. Это школа? Да, школа. Школа.
Повтори. Школа. Школа. Повтори. Школа. Молодец. Võrdle kahte heli. Heli š. Huuled on venitatud ettepoole nii, et ülemised ja alumised hambad on nähtavad. Heli s. Kuuled on lõdvestatud. Š. Keel on painutatud nagu tass. Keeleots on veidi üle ülemiste hammaste. S. Keeleots läheneb alumistele hammastele. Keele keskosa on veidi allapoole ja tagumine osa on veidi tõstetud. Keele külgmised servad puutuvad ülemiste külghammastega kokku. Ütle. Nii kõlab meri. Ütle. Nagu sisiseb madu. Jälgi huulte ja keele asendit. Vaata pilti ja häälda seda koos Nadjaga. Kuula, räägi pausi ajal, jälgi keele otsa. Kšo, kso. Kso, kšo. Ško, sko. Sko, ško. Korda Nadja järgi. Räägi pausi ajal. Ško, ško, škola. Это школа. Это Саша. Korda Nadja järgi. Räägi pausi ajal. Школа. Саша. Школа. Саша. Школа. Где Саша? Tüdruk nimega Saša on koolis. Korda Nadja järgi. Räägi pausi ajal. Саша в школе. Саша в школе. Саша в школе. Huvitav, kas tüdruk on koolis või kodus? Korda Nadja järgi. Räägi pausi ajal. Саша в школе? Саша в школе? Саша в школе? Да, это Саша в школе. Täpsusta, kas see on Saša koolis või mõni teine tüdruk? Korda Nadja järgi. Это Саша в школе? Это Саша в школе? Это Саша в школе? Да, это Саша в школе. Esita Nadjale küsimus. Jälgi intonatsiooni ja oma hääldust. Sul läheb hästi.
Да, Саша. Да, в школе. Нет, дома. Нет, Маша, ты молодец. Саша в школе? kontrolli ennast, kas kuuled helide vahet või mitte. Nadja ütleb silpi. Iga silbi ütleb ta 2 korda. Kui kõlab š, siis paneme plussmärgi. Kui s, siis miinusmärgi. Kuula tähelepanelikult. Sa, sa, Järgmine, so, so, järgmine, šo, šo, järgmine, še, še, järgmine, ša, ša, järgmine, šu, šu, järgmine, ško, ško, järgmine, sko, sko, järgmine, ši, ši, järgmine, se, järgmine, še, še, järgmine, se, järgmine, su, su, järgmine. ša, ša. Kontrolli oma vastuseid. Selleks saab video peatada. Kui tegid 5 või rohkem viga, siis vaata videot uuesti, et materjal paremini omandada. Молодец. Пока-пока. Harjuta oma keelt sagedamini ja räägid ilusasti ja õigesti. Harjutamine teeb meistriks